Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele. Tere lapsed! Täna räägime natukene spordist. Miks on maratoni pikkus alati 42 kilomeetrit ja 195 meetrit? Maraton on olümpia pikim jooksuala ja sellega tegelevad nüüd sportliku väljakutsena ka paljud harrastussportlased. Kuidas aga see ebatavalise pikkusega distants on tekkinud? 1921. aastal kinnitas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit, et maratoni distantsiks on täpselt 42 kilomeetrit ja 195 meetrit. Varasemalt said korraldajad distantsi pikkusega ise määrata. Ainsaks tingimuseks oli, et rada ei tohtinud olla lühem kui 40 kilomeetrit. 490 aastat enne Kristust sõdisid kaugel maal pärslased Ateena vastu. Ateenlased võitsid lahingu maratoni linnas. Selle rõõmusõnumi edastamiseks jooksis käskjalg täpselt 40 kilomeetrit Ateenasse. Ja selle märkimisväärse saavutuse auks jooksevad paljud spordisõbrad seda rasket distantsi ka tänapäeval. Miks võistlesid antiikaja sportlased alasti? Tänapäevalgi võib antiiksetelt vaasidelt ja kannudelt imetleda alasti atleetide ilusat keha. Olümpiamängudel võisteldi peaaegu kõikidel aladel alasti. Aga miks? Räägitakse, et jooksja Orsippos olevat 720 aastat enne Kristust toimunud olümpiamängudel keset võistlust kaotanud oma kehakatte. Riieteta olevat ta aga jooksnud veel kiiremini ja paremini. Igal juhul võitis ta selle jooksu. Sest saadik võisteldi kõikidel gümnastikaladel riieteta. Milline on maailma raskeim jooksuvõistlus? Nagu me eelnevalt teada saime, siis maraton on 42 kilomeetrit pikk ja natukene peale. Sahara kõrbes joostakse ka maailma pikimat ja raskeimat liivamaratoni. See on enam kui 5 korda pikem ehk 230 kilomeetrit, mille osalejad peavad läbima 6 päeva jooksul. Võistluse tingimused näevad ette, et võistlejad peavad kogu varustuse, söögi- ja magamisvarustuse seljakotiga kaasas kandma. Täna kuulsite jooksmisest, homme ootavad teid juba teised põnevad teemad ja teadmised. Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele.